pallid, nukud, klotsid, autod, lõbusad ja vahvad asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja need on minu vanad märkmikud ja mingid ajalehed, vanad ajalehed. Need ei lähe mulle enam tarvis. Mida? Ei, Mäger. Ei, me ei viska neid ära. Sina, Mäger, oled ikka Mäger. Kas sa tead, et vanadest asjadest saab teha uusi? Näiteks saab minu vanadest märkmikest teha uut paberit. Sa ei usu? No ma näitan sulle. Vaata. Näiteks. Ma võtan siit ühe lehe. Nii. Muidugi, selle jaoks on meil vaja blenderit. Näete, blender on siin ja vett. Ja siis ma võtan selle kaane siit pealt ära. Nii. Ja siis me peame tegema sellised pisikesed lehetükid. Ehk siis mina teen niimoodi, et ma teen alguses sellised pikad ribad. Ja siis teen meil need omakorda pisikesteks tükkideks. Nõnda. Mäger, mis sa teed? Kas sa närid paberit? No, jah. Mida väiksemad tükid, seda parem. Kui blender on umbes poole nisti paberiga täidetud, siis peaksime siia lisama vett. Nii, ma panen nüüd selle vee siia sisse. Aitab vist küll. Nii. Nüüd ma panen kaane siia kõvasti peale. Nüüd Mäger, ära ehmata, nüüd tuleb natuke lärmi. Panen kaane siia kõvasti peale ja paneme blenderi tööle. Ma arvan, et me peaksime siia natuke paberit juurde panema. Nii. Tead, ma alguses segan. Nii. Teate, mul on selle jaoks selline pikk puupintsel. Teate, kui te tahate siin sees midagi segada, siis ei tohi seda kindlasti teha oma kätega. Selle jaoks on vaja mingisugust pikka eset. Minul on selleks see pintsel. Nii, ma nüüd segan seda. Nii. Ma tõstan need ajalehed nüüd eest ära, siis ma näitan teile, mida edasi tegema peab. Nüüd on meil vaja lõikelauda. Näete? Mul on siin lõikelaud ja lõikelaua peale panen ma käterätiku. Nii. Ja nüüd see käterätiku peale ma peaksin panema selle ajalehepudru. Nii, ma kallan selle siia peale. Ups. Opa. Nii, ma tõstan selle blenderi siit eest ära. Näete, mul on nüüd labidas, millega saab seda õiget paberikuju teha. Niimoodi. Ma teen sellest sellise paberikujulise asja. Ta ei tohi ka vist väga paks olla. Mida? Kuule, see on väga hea mõte. Teate, Mägral tuli just mõte, et me võiksime siia paberi peale puistata ka erinevaid seemneid. Noh, siis kui ma selle paberi valmis saan ja siis kui see on näiteks täis kirjutatud või täis joonistatud, siis saab selle mulla sisse panna ja siis kasvavad sellest paberist välja taimed. See on väga hea mõte. Kuule, aga mul on isegi need seemned ju olemas. Nii. Näete, mul on sellised lilleseemned. Nii, Mäger, kas ma puistan need siia paberi peale? Puistan. Niimoodi. Opa. No võt. Nii. No ma arvan, et see paberileht on meil juba enam-vähem valmis. Ja nüüd tuleb võtta teine käterätik ja panna see siia paberi peale. Niimoodi. Ja nüüd ka teine lõikelaud.
ja siis meil tekib sellest selline press. Ja nüüd, kui me seda surume, siis tuleb siit üleliigne vesi välja. Niimoodi. Surun. Nii, panen selle lõikelaua ära. Ja nüüd peab väga ettevaatlikult võtma ära selle pealmise käterätiku. Niimoodi. Näete? Vaadake. Ongi nagu peaaegu paber. Nii, aga nüüd me peame natukene ootama. Ma tean, teate, ma lähen pesen selle blenderi puhtaks ja tulen siis natukese aja pärast tagasi. Mäger, kas sa tuled minuga kaasa? Tule, võtame selle blenderi kaasa. Nii, meie pesime blenderi ära, siis me sõime lõunat ja tegime lõunauinaku. Ja nüüd me oleme tagasi. Vaadake, meie paber ongi valmis. Vaata, Mäger, näe, saab küll teha vanadest ajalehtedest paberit. Näete, ma näitan teile ka. Vaadake, siin on seemned sees. Nii. Aga mis me võiksime selle paberiga nüüd edasi teha? Mida? Kuule, see on väga hea mõte. Mäger arvas, et me võiksime rebasele kirja kirjutada. Teeme seda. Tead, aga me peaksime kindlasti lisama, et kui ta selle kirja on läbi lugenud, siis ta võib selle mulla sisse panna ja et siis sealt kasvavad taimed. Teate, meie jääme nüüd rebasele kirja kirjutama, aga teie võite ka kodus ise paberit teha. Lihtsalt kindlasti kutsuge vanemad appi. Eks ole? Tada! La 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 la